Mäletan, kui 20 aastat tagasi toimus minu preestriks pühitsemine ja mis alguses me koos teiste preestrite ja seminaristidega väljusime käärkambrist, koor hakkas laulma laulu Laudate Domino. Laulis umbes niimoodi. Laudate Domino ja nii edasi. Preestrite jaoks, kes tulid enamasti Poolast, oli väga raske käia protsessioonis, sellepärast et tempo oli väga aeglane. Originaalis see laul, te võite vaadata seda internetist, kõlab umbes niimoodi. Laudate Domino, seal on niisugune märk 116, niisugune tempo. Ütlen seda mitte sellepärast, et tahan nuriseda. Ma tõesti olen väga tänulik sellele, mida tegi koor meie jaoks tol ajal ja mida teeb muidugi praegu. Aga tahaksin märkada, et väga tihti me oleme väga aeglased inimesed. Isegi kui siis, kui me peame tegema midagi head. See ei tohi niimoodi olla. Siis, kui inimene kohtub Jeesuse Kristusega, siis ta hakkab tegema midagi kiiresti. Vaadake need evangeeliumi katkendid, mida me kuuleme võib-olla terve nädala jooksul. Esimesed naised, kui nad kohtusid Jeesuse Kristusega, jooksisid jüngrite juurde kiirustades. Peetrus ja Andreas ka jooksevad haava juurde. Ka teised jüngrid, inimesed ka teevad väga kiiresti midagi, sellepärast et nad kohtusid Jeesuse Kristusega. Muidugi, me võime öelda, et igaüks teie seast ja mina võime öelda, et meil on niisugune iseloom. Me oleme harjunud sellega, et on vaja teha midagi väga aeglaselt, rahulikult, eriti kirikus. Ja me teeme niimoodi. Aga on erinevad olukorrad, kui Jeesus Kristus kohtub meiega ja tõesti me tunneme seda rõõmu meie südametes. Me peame jagama seda rõõmu teistega ja mitte oodata seda, kui see rõõm kaob ära. Me peame jooksma teiste inimeste juurde ja rääkida sellest rõõmust või jooksma ja tegema seda, mis on iseenesest hea. Mitte aeglaselt, aga väga kiiresti, sest muidu see rõõm kaob ära. Ja vastupidi, kui me pingutame ja vaatamata selle tahame olla aeglased inimesed, kes teevad midagi väga rahulikult, me pingutame ja ületame ennast ja teeme midagi kiiresti, siis me tunneme rõõmust sellest, et Jeesus Kristus tõesti tuleb meie juurde. Ja tahaksin pakkuda, et vähemalt selle nädala jooksul, ülestõusmisoktaavi jooksul, me püüaksime teha midagi, mis on hea muidugi, kiiremini kui tavaliselt. Ma tahan kiirustada, sellepärast et tahan teatada teistele inimestele seda head sõnumit, et Jeesus Kristus on ülestõusnud. Ma tahan olla koos Jeesuse Kristusega. Jeesus Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud, ärge unustage seda.